Minu ettekande on siis selline teema, avaandmed, mis need on, kellele ja miks. Aga Maa-amet on ju aastakümneid maaga seotud andmeid ja kaarte levitanud, et mis uudisväärtusega siis saab see nüüd olla, et tõepoolest, et mis on siis toimunud selle viimase aasta jooksul. Kõigepealt võtaks mõned põhimõisted, et me oleksime kõik samal leheküljel ja siis me läheksime alles ettekandega edasi. Avaandmed, tõepoolest masinloetavas formaadis andmed, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks. Seni, või siis ütleme, kuni möödunud aastani me levitasime peaasjalikult selliseid andmeid, mis olid vaadeldavad või need olid vaadeldavad, need olid võib-olla salvestatavad ja nende kasutusvõimalused olid üsnagi piiratud. Ja praegu siis avaandmetega me võimaldame alla laadida kõigile tasuta avatud andmeid ja mitte lihtsalt andmeid, aga need on ruumiandmed, mis on otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale ja kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju. Ja nendeks ruumiandmeteks on kõlvikud, punktobjektid, metsad, kaitsealad, teed, põllud, katastriüksused, hooned, teile enamjagu tuttav, aga lihtsalt, et me oleksime samal leheküljel. Ja esitusviisiks on kaardid, haldamiseks mudelid, infosüsteemid ja ka vaadelda võib, esitada võib mudelitena ja mis on võib-olla oluline meenutada, et circa 80% majandusest ringlevast infost on seotud ruumiandmetega. Kui on mingisugune objekt, kus ta asub, kaugel ta asub, kuidas sinna saab, see on oluline. Ja ruumiandmetega tegeleb Maa-amet siis juba mõnda aega või algusest saadik, see on tema peakohus. Me oleme Eesti Vabariigis kompetentsikeskus ruumiandmetele. Ja me levitame neid andmeid siis läbi teile kindlasti tuttava geoportaali. See on aegade jooksul muutunud, aga ma usun, et kuna te olete siia kutsutud, te olete kõik sellest geoportaalist läbi käinud, saanud seal oma tööks vajaliku info, samuti nagu näiteks tavaline uudiste tarbija saab siis mõnest portaalist oma uudisvoo kätte. Te olete, ma usun, et sagedased külalised. Ja ka infot leiab erinevatel platvormidel, siin on väike eelreklaam uuele platvormile XKIS 2.0, sellest räägib Sule pikemalt ja oma hilisemas ettekandes siin ma ei peatu, aga andmeid saab kätte sealt. Just selliseid andmeid, mis nagu meile seni ja tavaliselt olid harjumuspärased, ega need portaalid nüüd uue seadusega, millest ma ka jõuan rääkida hiljem, ei ole suurt muutunud, lihtsalt see on tehnoloogiline arendus. Kaardirakendusi pakume erinevaid, siin peadirektor juba näitas erinevaid slaide sellel teemal. Aga mis on tähelepanuväärne selle juures, et meie pidada on ka ETAK, või Eesti topograafia andmekogu, milles on siis aero- ja ortofotod, kõrgusandmed, topograafilised andmed, erinevad kaardid. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas see siis õiguslikult on siis suhestub, siis on siis ruumiandmete seaduses, mis on kehtestatud esimene redaktsioon 2011. aastal, sellise definitsiooni leiab, et riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse üldist tähtsust omavategi topograafiliste nähtuste andmed ja andmed, mis kirjeldavad nende nähtuste sisu, suhteid ja konteksti. Pikk seadus, väga tervitatav, mina mäletan, et selle eelast hakati kokku panema 96. aasta, siis oli umbes väga pikk paus ja lõpuks see realiseerus. Meie kogukond oli väga õnnelik selle üle, kuid seal oli üks väike aga. Seadusandja nimelt oli sinna sisse kirjutanud seaduse tasemel hinnakirja. Et mingi andmestik maksab nii ja nii palju eurot või senti ja nii palju ühikuid saab sellise raha eest. Ja see oli formaalselt andmed olid tõesti saadaval, aga nende eest tuli tasuda ja me ei saanud sellest tasust keelduda, sest muidu me oleksime rikkunud seadust ja tung nende andmetele just selle sama hinnakirja tõttu oli piiratud. Aga samas me oleme ju ka näinud või tajunud ja analüüsinud, et avatud andmed võiksid olla kasulikud tervele ühiskonnale ja seda toetavad ka meie naabrite kogemused, kes on andmete avalikustamises mõnevõrra ettepoole meist jõudnud.
aga ka Euroopa Liidu direktiiv Inspire, mis siis julgustab või pigem kohustab mõne aja pärast neid andmeid, ruumiandmeid avalikustama. Ja tõepoolest eesmärgid ruumiandmete avalikustamisel või avaandmetena esitamisel on siis elavdada majandust, pakkuda kasulikku informatsiooni, vähendada avaliku sektori koormuseid ja pakkuda era- ja vabasektorile sisendit uute teenuste loomiseks. Ja mul on hea meel teile öelda, et tõepoolest, et järgnevad ettekanded tulevad just sellest sektorist ja räägivad, kuidas nemad nende andmetega siis väärindavad neid andmeid ja kuidas nad siis sellest võib-olla ka kasumit saavad või tulu. Ja tõepoolest, sõna innovatsioon on siin pea kõik eelnevad esinejad kasutanud, me tõepoolest soodustame innovatsiooni üleminekut uuenduslikele lahendustele. See oleks siis nagu eesmärgid ja see eesmärgi saavutamiseks ei ole võib-olla vaja niivõrd palju tehnilist pingutust või tehnoloogilist rakendust, kuivõrd just seda poliitilist otsust. Ja see poliitiline otsus küpses Riigikogul siis seaduseks ühes sellises kahose seaduses, kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses, sellest te veel kuulete peale lõunat rohkem. Aga selle seadusega muudeti ära ka väga palju teisi seaduseid ja selle all ka ruumiandmete seaduse paragrahv 73, mida kohendati sobivalt meie kogukonnale selliseks, et andmed on digitaalsete ruumiandmete kogumitena avalikkusele tasuta kättesaadavad. See avas paisu. Ehk siis ma näitan hiljem statistikat, aga seda oli just vaja, et me saaksime kogukonnale ja võib-olla ühiskonnale tervikuna pakkuda paremat teenust, paremaid andmeid või siis mitte paremaid andmeid, aga neid andmeid tasuta ja avalikult. Ja ma ei hakka siin pikalt rääkima, kust neid saab, sellest räägib kindlasti Sulev, loomulikult läbi geoportaali ja ütleme slaididena digimaailmas elanuna, kes te kõik enamikus seal olete, eks ole, see ei ole võib-olla väga veenev, ma libisen sellest pikalt üle, näete seal mitmeid erinevaid andmegruppe, see laivis on kindlasti juba teine pilt, need slaidid on mõnevõrra vanemad, et laivis näete mõnda muud pilt, aga andmed on grupeeritud, sealt te saate need kätte ja leidub siis ETAK tuumandmed, Eesti põhikaart, ortofotod, aerolaserskaneerimise kõrguspunktid, kadastripiirid, kitsenduste mõjualad, ma usun, et Priit räägib sellest ka veel, maapinnamudelid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis ma rääkisin nüüd paisu tagant pääsemisest. 1. juuli jõustus see kahosseadus ja ka siis ruumiandmete seaduse muudatus ja tundus, et meie kogukond või siis nende ruumiandmete tarbijad olid olnud madalstardis 30. juunil ja laadisid esimese kuuga alla 5,5 terabaiti andmeid. Ja siis augustikuu vähem, september jällegi tõusis see peaaegu 4 terabaidi, tähendab seal paremal pool te näete mahtusi gigabaitides ja vasakul pool te näete failide arvu ja kui nüüd vaatame seda rohelist, keskendume rohelisele joonele, siis see näitab tõesti neid mahtusi ja me näeme, et siis oktoobris oli jällegi väiksem nõudlus, novembris, detsembris ja jaanuaris oli üks suurem nõudlus ja veebruaris. Ehk siis, kui ma nüüd nagu vaatan seda, siis minule meenutab see poamao toitumustsüklit. Üks amps neelati alla ja siis seda jätkus kuni järgmise kuuni ja siis mindi uue ampsu järele. Ja niimoodi siis tundub, et meie kogukond tegutseb, aga loomulikult me harime ka siis kogukonda, kuidas neid asju paremini alla laadida ja siin te näete väljavõtet jaanuarist, kus me siis näeme, need punasega on nädalavahetused, me näeme, et nulli ei ole kunagi mindud, nädalavahetusel huvi on. Ma ei tea, kas on nüüd tööstuslik huvi või on siis tõesti erainimeste huvi, aga nad tõesti kasutavad nädalavahetust, et saada nende andmetele ligi. Siis on üks nädal 7. jaanuarist kuni 11. jaanuarini, kus
meie geoinformaatika osakonna töötajad õpetasid ühte teatud ettevõtte esindajat, kuidas andmeid alla laadida ja tõmbas mahti väga palju alla. Nii et ta läks skaalast välja, ma ei hakanud seda näitamegi. Aga nädalaga ta sai oma portsu kätte ja edasi olukord normaliseerus. Me näeme, et jaanuarikuus võeti alla üldse 2,6 terabaiti andmeid ja sellest hulgas oli välismaiseid kuskil 100 gigabaiti, nii et need andmed on ikkagi meie endi jaoks, meie oma Eesti tarbija jaoks. Ja keskmiselt siis 1,8 terabaiti kuus. Tuleb öelda, et ilmselgelt see valmistab ka teatavad väljakutset meie headele partneritele Kemitist, kes peavad siis sellise tsüklilisusega arvestama ja hoidma kanalid puhtad. Nii et senimaani oleme me sellega hästi hakkama saanud, loodame ka heale koostööle ka tulevikus. Aga rahval huvi on, see teeb rõõmu. Ja mida siis kliendid soovivad? Muidugi sellest arvestusest on väljas ka mingid ekstra üleselaadimised, näiteks SRI-le sai 6 terabaiti andmeid ja mingi muud sihteesmärgiga said ka andmeid edastatud, aga üldiselt need, kes meie juures ise käivad laadimas, me näeme, et kõige suurem tahtmine on ortofotode järele, 6,5 terabaiti, siis on lidar toorandmed ja ETAC vektorandmed, kõrgusmudelid, põhikaarde raster ja vektorandmed ja reljeefi varjutuspildid siis sellises järjestuses. Kõik on väga kasulikud, visuaalselt huvitavad ja minu meelest tõesti Poamaale on siin põhjust seedimiseks. Aga tõepoolest, avaandmed on igahele vabaks kasutamiseks, ootame tagasisidet, siin on email teile antud ja palume siiski viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale, näiteks aluskaart, kui te kasutate meie kaarti, siis pange sinna oma andmete juurde kirja, et see on koostatud aluskaardi põhjal Maa-ametist saadud 2019. Või siis tänasest üritusest te võite teha selfie või siis saata sellise pildi, et viibisin täna siin ja selline info on sinna saab sisse zoomida üsna selliselt, et näete jalakäijad. Ja ma tahan nüüd võib-olla demonstreerida ühte videot, mille maailma esilinastus toimub just siin teie ees, kuidas üks perekond lahendab siis selle avaandmete kasutamise. Nii, nüüd on mul vaja minna, leida see ülesse. Ja oled sa kunagi olnud olukorras, kus vajad head kaarti või vajanud lisateavat ümbruse kohta, näiteks kui kaugele ulatub looduskaitseala või elektriliini piiranguvöönd? Täpsete kaartidega varustab sind Maa-amet. Maa-ameti teenused võimaldavad kodulehele paigutada ettevõtte asukohakaardi või planeerida matkateekonda. Looduses kohtad Maa-ametit geodeetiliste märkide näol. Need on vajalikud kõrgtäpsete mõõdistuste jaoks, näiteks ehituses, või oled näinud kõrgusmärki kiriku või vana hoone vundamendi küljes. Need on samuti seotud mõõdistustöödega. Ainulaadsena Eestis asuvad Vääna metsasihil 13 mõõtesammast. Nende abil saavad maamõõtjad kontrollida mõõteseadmete täpsust. Uuendame pidevalt Eesti kaarti. Igal aastal lendab Maa-ameti mõõdistuslennuk üle enam kui poolest Eestimaast. Kogutud aeropiltidest ja kõrgusandmetest valmivad uued ortofotod ja reljeefikaardid. Selleks, et kaarti uuendada, vaatab kaardistaja aeropilte stereoseadmes. Nii tekib ruumiline pilt ja kaardistaja näeb olukorda looduses väga selgelt. Ta joonistab täpsed kaardiandmed, teisi andmeid lisades luuakse erikujundusega kaarte. Neist tuntuimad on põhikaart, maaomandi piiridega katastrikaart ja üleujutusalade kaart. Ajaloolistelt ortofotodelt ja kaartidelt näed, milline oli koduümbrus kuni 100 aastat tagasi. Kui soovid head kaarti, pöördu Maa-ametisse. Tänud video koostajatele, aga ma lugesin viimase 30 sekundi jooksul kokku 11 kaardi või kaardistaja nimetamist.
kui ma nüüd Kreisi raadio sketši parafraseerin, siis ma tahaksin küsida, et kus pagan on minu tänahommikune kaart. Ja mäletate, millega see lõppes, eks ole, et kui sellist musta leiba siis, eks ei olnud, siis oli suur pahandus, et mul ongi siin teile selline soovitus, et siit te saate omale võib-olla lahenduse mitmetele probleemidele ja järgnevad ettekandjad võib-olla siis selgitavad, kuidas nad on Maa-ameti andmetes siis teinud endale võib-olla midagi sellist suupärast. Aitäh! Me oleme ajahädas, sellepärast ma luban endale ainult ühe küsimuse ja saalis olejad saavad küsida siis lõunapausi ajal. Et sa küll kiidad kangesti, et kõik on vabalt saadav ja alla laetav ja tasuta peale kauba. Kas sellega seoses mingid jamasid ka meil on, et see ma ei tea, me tasuta anname ja palju anname ja ma ei tea, probleeme või? Eks mingid tehnilisi laadi tõrkeid tuleb ikka ette ja kui sa ütlesid sõna tasuta, siis loomulikult siin taga on meie töötajate oma töötunnid, aga või ka Kemit näiteks peab vist, ma olen aru saanud riigipilvest rentima kuskil 8 terabaiti mahtu, aga kulutused on suhteliselt mõistlikud ja tegelikult esimene puhang, kus me tahtsime avaandmeid teha, oli 2013 ja siis osa tehnilisi lahendusi valmis juba selle raames, et see on 5 aasta tagune ja nüüd lihtsalt tegime, ajakohastasime selle, aga kui sa nüüd jamadest küsid, võib-olla siis allalaadijad või kes sellega kokku puutunud on, saavad võib-olla päeva jooksul meid teavitada sellest. Siis on aitäh!